Minu järgmiseks külaliseks on mees, kes on öelnud, et ta tahaks selles elus ära elada mitu elu. Vaatame, mitmes elu tal parasjagu käsil on. Tere, Jesper! Tere, Monika! No mitmes elu sul praegu käsil on? Praegu ma arvan kuskil 3. või 4, et päris põnevad ajad on olnud siin viimased 10-15 aastat, nii aga no ma arvan, üks 5-6 on veel ees, nii et aega on. No, kus sa sellise statemendi ja mõtte peale üldse tulid? Mida sa täpsemalt silmas pead? Tahad sa proovida erinevaid karjääre? Tahad sa hingestatult elada Eestis ja 9 riigis veel või tahad sa, mida sa siis täpsemalt silmas pead ja mitu elu lõpuks tuleks kokku elada? Ma arvan, et see ei olegi nagu numbrites kinni, et pigem on see tunne, et nagu ma olen hästi palju öelnud, et tegelikult ühest eluajast täiesti piisab. Et kui sa suudad oma need asjad ära teha, mis sa oled tahtnud, siis sa võid õnnelikult, siis kui tuleb õige aeg käes öelda, et tšau, mul on asjad tehtud ja korras ja ma lähen, et sa ei pea 10 kiine oma hingamisaparaadist või kuskilt kinni hoidma ja lihtsalt võid minna, et ma nagu sinnapoole püüangi liikuda. Kuidas niimoodi elada? Sa oled teinud elus pöördelisi otsuseid, lõpetanud sportlaskarjääri, liikunud maailma ränduriks, andnud välja raamatu, tegeled praegu mitmete erinevate asjadega. Kus sa selle julguse võtsid sellel õigel hetkel, et nüüd aitab? Ma arvangi, et see on selline esimene võib-olla siuke suur elumuudatus oligi tingitud siukene nii-öelda peale surutud. Et kui ma profikorvpalluri karjääri lõpetasin, mul oli CV-s oli 10 rida, et olen profikorvpallur olnud, aga midagi muud see oli olnud ja siis oligi hetk nagu, et mis edasi teha, kuhu minna. Siis ma võtsin lihtsalt aja maha, läksin reisima pikaks ajaks ja siis ma maailma peal nägin, et tegelikult samasuguseid hulle, kes oma eluga veel ei ole 30-ndates, ei tea veel, mida teha. Et on päris palju maailma peal ja see andis nagu julgust, et üks asi oli veel, kui ma käisin ülikoolis 29, olin siis meil praegu väga tunnustatud ühiskonnas, oli mul, kes andis loengut, üks professor, kes ütles kõigile, et mehed, pidage meeles, kui te 30. eluaastaks ei ole endast selgusele saanud ja oma elu paika saanud, siis te elu lõpuni ei saagi seda paika, mis nagu mulle käis täielikult vastu, et võib-olla ma siis nüüd üritan tõestada, et tegelikult asi ei ole nii, et isegi 40-ndates on võimalik elu alustada uuesti. Nii et. Sa alustasid uuesti, milline su elu praegu on ja oled sa õnnelik mees? Jaa, ma olen õnnelik, et ega ta lihtne ei ole, et selles mõttes, et oleks lihtsamaid viise olla õnnelik, aga pigem on nagu see, et mul silm särab ja ma tunnen, et ma teen seda, mis mulle meeldib ja ma tunnen, et ma pean iga päev tõestama heas mõttes ennast ja see nagu on meeste jaoks see, mis hoiab need nii-öelda teravana ja kõvana. No teravad ja kõvad on olnud ka sinu ütlemised Eesti ühiskonnas ja kuna meie saade on eetris sellisel ajal, et lapsed on ka tele ees, siis ma kõike seda siin ümber sõnastama ei hakka. Räägi, miks on otsekohesus meie ühiskonnas kuidagi mõneti mitte nii hästi vaadatud? Sinu otsekohesed ütlemised on sulle toonud poolehoidjaid, aga ka päris karmi kriitikat? Ma ei tea, ma arvan, et see on võib-olla lihtsalt selline põlvkondade ja see ajalugu või kust me oleme tulnud, et ega siin viimased 50 aastat väga palju suud ei saanud pruukida, aga õnneks see kõik on nagu õigesse suunda minemas. Näitab ka su eelmised või tulevased saatekülalised, kes tulevad Epp, kes räägib väga julgelt, on ju igasugustest seksi asjadest ja kõik läheb tegelikult sinnapoole, et asi läheb järjest lihtsamaks ja vabamaks, et alustades toidust, lõpetades siis ongi väljaütlemiste ja kõikide muude asjadega. No sa oled ühiskonnas Eestis küll tituleeritud meeste eestkõneleja. Kuidas Eesti mees siis peaks elama nii, et oleks üks tõeline Eesti mees? Ma kindlasti ei kunagi taha öelda, et peab nii tegema, nagu mina ütlen, et mina olen alati kirjutanud ja mis ma räägin ka on minu enda lood, minu enda elust, need on mind kuskile viinud, mind aidanud, et kui teid saab sellest, siis on väga hea, aga põhiline oleks ikkagi, et oleks suuri munasid ja et oleks julgust võtta vastu suuri otsuseid. No ajakirjandusest on ka läbi jooksnud, et Jesper Parve on mees, kes teab, mida naised tahavad. Jesper, mida mina siis naisena näiteks tahan ja mida need teised Eesti naised soovivad? No oleneb emotsioonist, ma ei tea, mis emotsioon sul praegu on. Ega see... No praegu mulle sinuga vestelda väga meeldib. No siis on kõik hästi, siis ei peagi, siis ei pea midagi tegema, siis oleme naudime. Et varsti läheb jälle teistpidi see kõver ja eks see niimoodi looduse tukslemine käib kogu aeg, et
lõpetuseks me ei saa rääkimata jätta ka uudist, mis veel avalikkuse ette väga jõudnud ei ole. Sa kirjutad uut raamatut. Millest raamat räägib? Jaa, et see kirjutamine on olnud siin käsil viimased 4-5 kuud, et kui nüüd kõik hästi läheb, siis peaks enne talve välja saama. Raamatu nimeks tuleb arvatavasti Mehe vägi. Ja seal ma kirjutangi lihtsalt läbi enda juhtumiste, läbi enda seikluste, läbi oma mõtet lihtsalt meheks olemisest, et mis on mind aidanud, kuidas ma olen jõudnud sinna, kus ma olen. Ja kui keegi saab, nagu ma ütlesin ennem sealt midagi, siis saab, kui ei, siis võite Facebookis mulle selle panna ja väga okei. Et eks ta pigem niisugune eneseteostus ole. No ma jään seda raamatut ootama. Kas raamat on mõeldud ka naistele lugemiseks? Kindlasti, siis te saate meestest palju paremini aru. Et tegelikult see on väga lihtne meestest aru saada, aga see on juba järgmine jutt. Aitäh! Aitäh, Moonika, sulle!